2006. aasta märtsis läbis ajakirjandusteade, et Eestis on kaevandatud 1 miljard tonni põlevkivi. Mida siis kujutab endast see unikaalne maavara, mis oli eelmisel sajandil Eestimaa olulisemaks loodusressursiks ja jääb seda kindlasti ka käesoleval, 21. sajandil? Tegelikult leidub Eestimaa maapõues 2 koostiselt erinevat põlevmaavara. Hallikas pruuni graptoliitargilliiti ja šokolaadivärvi kukersiitpõlevkivi. Graptoliitargilliit, mida varem tunti Dictoneema-kilda nime all, moodustus Vara-Ordoviitsiumi merelises basseinis umbes 480 miljonit aastat tagasi. Graptoliitargilliiti leidub kuni 6 meetri paksuse kihina, peamiselt Lääne- ja Põhja-Eestis, ning selle kogust hinnatakse umbes 60 miljardile tonnile. Üks suurejoonelisemaid paljandeid asub Pakri poolsaare mererannal, kus võib tutvuda pea 5 meetri paksuse läbilõikega. Kuna graptoliitargilliidi kütteväärtus on üsna väike, vaid 1500 kuni 1600 kilokalorit kilogrammi kohta, siis ei ole seda Eestis põlevmaavarana seni kasutatud. Küll aga kaevandati graptoliitargilliiti aastatel 1949 kuni 1952 uraani tootmise eesmärgil Sillamäel, Kirde-Eestis. Eestimaa pruuni kullana tuntakse aga hilisordoviitsiumi vanusega kukersiitpõlevkivi, kusjuures oma nime on põlevkivi saanud Kirde-Eestis asuva Kukruse mõisa saksakeelsest nimest Kukers. Sarnasuse alusel tänapäevaste organismidega sai niinimetatud kukersiidivetikas endale juba 1917. aastal nime Kleokapsamorpha briska. Kukersiidi settimiskohaks peetakse madalaveelise mere rannalähedast ala, kus umbes 450 miljonit aastat tagasi võisid vetikad massiliselt levida ning moodustada ulatuslikke vetikmatte. Ainulaadne võrreldes enamike põlevkividega maailmas on kivististe rikkus Eesti kukersiitpõlevkivis. Kui tavaliselt tekib orgaanilise aine lagunemisel veekogu põhjakihtides hapnikuvaegus, mistõttu seal põhjaelustik puudub, siis kukersiidikihid on just vastupidine näide väga rikkalikust mereliste organismide kooslusest. Siin võib leida nii tänapäevastele rannakarpidele sarnaseid käsijalgseid kui ka mitme sentimeetri pikkuseid trilobiite. Kohati võib põlevkivi kihipindadel näha massiliselt õrnu, valgeid, pitsitaolisi sammalloomi. Nagu juba mainitud, on kukersiitpõlevkivi ligi 30 miljonit aastat noorem graptoliitargilliidist. Eestimaa geoloogilises läbilõikes paiknevad kukersiidikihid Uhaku ja Kukruse lademetes ning kokku on loendatud kuni 50 erineva paksusega kihti. Suurima paksusega ning kõige rikkalikum orgaanilise aine sisaldusega põlevkivikihid A kuni F1 asuvad Kukruse lademe allosas ning moodustavad Eesti põlevkivimaardla tootuskihindi. Eesti põlevkivimaardla põhjapiiriks on põlevkivikihtide avamus maapinnal. Idapiiriks aga Narva jõgi. Maardla ida-läänesuunaline laius on umbes 130 kilomeetrit, kuid põhjast lõunasse vaid kuni 45 kilomeetrit, mis annab maardla pindalaks ligikaudu 3000 ruutkilomeetrit. Tapa linna ümbruses on geoloogiliste uuringutöödega tehtud kindlaks veel teinegi põlevkivi leiukoht. Siin loetakse tootmisväärseks 1,3 kuni 2,5 meetri paksust kolmandat põlevkivikihti. Kuna kolmas põlevkivikiht lasub maapinnast 60 kuni 170 meetri sügavusel, siis ei omada lähitulevikus olulist majanduslikku perspektiivi kaevandamiseks. 2001. aasta seisuga oli Eesti maardla 23 kaeve ja uuringuvälja põlevkivivaru kokku umbes 5 miljardit tonni, millest aktiivne ehk teisisõnu kaevandatav varu on 1,5 miljardit tonni. Eesti maardlas kaevandatava ehk niinimetatud Tootsa kihindi A kuni F1 paksus varieerub 2 kuni 3 meetri vahel, millest põlevkivikihtide kogupaksus on 1,4 kuni 2,2 meetrit. Maardla põhjaosas lasuvad kukersiidikihid maapinna lähedal ning siin on põlevkivi kaevandatud viimase 90 aasta jooksul kas karjäärides või maapinna lähendastes kaevandustes.
Tingituna Eesti aluspõhjakivimite üldisest lõunasuunalisest kallakusest lasub tootuskihind aga paarkümmend kilomeetrit lõuna poole jäävas Estonia kaevanduses juba kuni 70 meetri sügavusel. Esimene Alma kaevandus põlevkivimaardla põhjaserval anti käiku juba 1920. aastal Kukrusel ning järgnevatel aastatel rajati Kirde-Eestis nii riigi kui erakapitali poolt mitmeid uusi karjääre ja maapinnalähendasi kaevandusi. Kuni 1924. aastani kasutati põlevkivi vaid küttekivina tsemenditööstuses ning vedurite ja majapidamiste kütteks. Elektri tootmiseks hakati põlevkivi kasutama 1924. aastast seoses Tallinna elektrijaama üleviimisega põlevkiviküttele. Sama aasta lõpul valmis Kohtla-Järvel ka esimene suur õlitehas, mille 6 generaatorit võimaldasid ööpäevas läbi lasta kuni 200 tonni põlevkivi. Kiviõlis alustati tööstuslikku õlitootmist 1929. aastal, kui valmisid 2 esimest tunnelahju maksimaalse läbilaskevõimega 500 tonni ööpäevas. Saadud toorõli edasiseks töötlemiseks ehitati 1931. aastal Kohtla-Järvele bensiinivabrik, millest hakati tootma madalamargilist autobensiini, petrooliumi, diislikütust ja töötlusjäägist asfalti. Põlevkivist saadava bensiini hinnaks oli 20 senti liitri eest, samal ajal kui välismaa bensiini müüdi 30 senti liitrist. Üldiselt võib 1930. aastaid lugeda põlevkivitööstus õitseajaks Eesti Vabariigis. Tänu põlevkiviõli ulatuslikule tootmisele vabanes Eesti kütuse sõltuvusest ning ligi pool toodangust läks ka ekspordiks piiri taha. Kokku kaevandati Eestis enne teist maailmasõda ligi 9 miljonit tonni põlevkivi. Pärast teist maailmasõda, Nõukogude ajal, allutati põlevkivi tootmine Nõukogude Liidu söötööstuse ministeeriumile ning kaevandamine toimus riiklikus ettevõttes Eesti Põlevkivi. Leningradi ja Tallinna varustamiseks majapidamisgaasiga ehitati 1949. aastal Kohtla-Järvel põlevkivi gaasistamiseks kamberahjud, mis olid töös 1970. aastateni. Pidevalt kasvas energeetikas kasutatava põlevkivi maht seoses elektrijaamade valmimisega Kohtla-Järvel 1948. aastal ja Ahtmes 1951. aastal. Samal ajal rajati kiiresti uusi kaevandusi. Ahtme kaevandus, kaevandus number 2, Sompa ja Tammiku kaevandused ning kaevandus number 4. Tänaseks on need kaevandused juba kõik suletud. 1950. aastatel kasutati kaevandatud põlevkivi peamiselt Tallinna, Kohtla-Järve ja Ahtme elektrijaamades kütusena ning Kohtla-Järve ja Kiviõli põlevkivikombinaatides põlevkiviõli ja gaasi tootmiseks. Seoses suurte põlevkivi tarbivate elektrijaamade käikulaskmisega 1400 megavatise võimsusega Balti soojuselektrijaam 1959. aastal ning 1600 megavatine Eesti soojuselektrijaam 1969. aastal kasvas järsult vajadus põlevkivi järele. Selle rahuldamiseks rajati uued suure tootlikkusega kaevandused. Viru 1965. aastal, Estonia kaevandus 1973. aastal ning anti käiku Sirgala, Narva ja Aidu karjäärid. Pärast sõda kuni 1980. aastani kahekordistus põlevkivitoodang praktiliselt iga 10 aastaga. 1950. 3,5 miljonit, 1960. 9,2 miljonit, 1970. 18,9 miljonit ja 1980. 31,3 miljonit tonni. Alates 1981. aastast vähenes Nõukogude Liidu loode osas tunduvalt vajadus põlevkivist toodetava elektrienergia järele, kuna Leningradi oblastis
umbes 70 kilomeetrit Eesti-Vene piirist, valmis Sosnovyj Bori aatomielektrijaam. Viimastel aastatel on põlevkivi kaevandamine stabiliseerunud 13–15 miljonile tonnile aastas. Lisaks riiklikule aktsiaseltsile Eesti Põlevkivi kaevandavad põlevkivi eraettevõtetest veel Kiviõli keemiatööstuse osaühing Põhja-Kiviõli karjääris ning aktsiaselts Kunda Nordic Cement Uvja karjääris. Aktsiaselts Eesti Põlevkivi toodab käesoleval ajal põlevkivi Aidu ja Narva karjäärides ning Estonia ja Viru kaevandustes. Kaevandustes ja Aidu karjääris toodetud mäemass rikastatakse rikastusvabrikutes, et saavutada vajalik kütteväärtus. Narva karjääris kasutatakse selektiivset kaevandamist, kus põlevkivikihid eraldatakse paekihtidest juba kaevandamise käigus koha peal. 85% kaevandatud põlevkivist läheb küttekivine elektrijaamadesse, 15% aga kasutatakse kütteõli tootmiseks. 2003. aastal alustas põlevkivi kaevandamist Põhja-Kiviõli karjääris Kiviõli keemiatööstuse osaühing. Alates 2006. aastast kasutatakse kaevandamisel freeskombaini Wirtgen 2500 SM, millega on võimalik selektiivselt kaevandada põlevkivi ja lubjakivi vahekihte. Enamik kaevandatavast põlevkivist läheb põlevkiviõli tootmiseks. Aktsiaselts Kunda Nordic Cement alustas põlevkivi kaevandamist Uvja karjääris Lääne-Virumaal 2005. aastal. Kaevandusmaht on aastas umbes 100 000 tonni ning kaevandatud põlevkivi kasutatakse koos kivisöega kütteainena tsemendi tootmisel. Alates 1960. aastatest on Eesti olnud maailmas kõige suurem põlevkivi tootja ja tarbija. Eesti iga-aastane põlevkivitoodang moodustab enam kui 2/3 kogu maailma põlevkivitoodangust. Põlevkivi on olnud Eesti jaoks tõeline pruun kuld, mis on võimaldanud viimasel 15 aastal Eestil olla strateegiliselt sõltumatu Venemaast riigi elektrienergiaga varustamisel. Ehkki tuule ja teiste alternatiivenergiate kasutuselevõttu tuleb soodustada, jääb põlevkivi siiski olulisemaks allikaks elektrienergia tootmisel. Praeguse tarbimismahu juures jätkuks Eesti põlevkivi aktiivvarust veel järgmiseks 60 aastaks.